Hei sõbrad, järjekordne vahva saade saatesarjast Börsijutud on alustamas, saade on number 78, salvestame seda siin neljapäeva hommikul 25. september 2025 ja minuga koos on dividendinvestor Märten Kress. Tere hommikust, trummipõrin. Ja tere hommikust, jah, eks mõnele on varasem hommik, mõnele mitte nii väga, aga tead, see on ikka nii hea, et sul kogu aeg meeles püsib see kuupäeva ütlemine. Mul oli jälle meelest läinud, et me ikkagi peame äh, selle välja hõikama, et siis see jutt tundub pärast tagantjärele kuulates võib-olla sobituvat paremini sellesse ajahetke, on ju. Just. Kuule, No, praegu on mul meeles, siis ma kohe räägin ära, et mõnes mõttes ma oleks võinud kiita sind privaatselt, aga ma kiidan nüüd avalikult, nii. sellepärast et kuidagi vahepeal läks meelest ära ja nüüd ma olen siin natukene rohkem jälle suhelnud. Miljoni klubi kokkutulek oli meil siin eelmine nädalavahetus ja siis kuulsin ühte ja teist kanalit pidi, et see riskihalduse veebiseminar, mis me koos tegime, Jah, et väga osalejatele meeldis see sinu stoppide paneku selgitamise osa, et okei. kuidas sa paned stoppe ja siis üks asi veel, et see positsiooni riski väljaarvutamine ka, see, et sa niimoodi samm-sammuliselt kenasti olid selle seal välja toonud. Et need kaks asja olid need, mida ma õige mitu korda kuulsin, mis veebikal osalejatele väga meeldisid. No väga hea, väga hea. Oli ju üle pika aja koos tehtud veebikas ka, et ma ei ole väga teinud neid ja tegelikult siin hiljuti ju tegin selle Äripäeva Akadeemia koolituse, kus oli palju Miljoni klubi liikmeid ka koos ja nüüd siin mõtlesin, et ilmselt järgmine aasta teen sellest pausi ja vaatan edasi, et sest ma olen 4 aastat seda nüüd teinud ja ka enda jaoks ühte sama teemat läbi korrutada, noh isegi kui ma seal neid graafikuid uuendan, siis sellegipoolest, et vaatan, mida uut ja põnevat tulevikus teha. Ja no mõistan hästi, et sellepärast ma selle riskihalduse poole või veebika teema välja ka käisin, et minu jaoks ka kuidagi uus asi nagu kokku panna, komplekteerida, süstematiseerida omaenda mõtteid ja kogu seda protsessi. Ja no paslik koht kohe siia siis vahele öelda, et kes salvestust tahab, siis dividendinvestor.ee veebilehel on kenasti see salvestus võimalik omale soetada ja seda salvestust saab vaadata tavaliselt mingi, no vähemalt aasta-poolteist. Ma ei ole nagu mingit piiri ette pannud, et ma ei tea, 2 nädalat või midagi, et nii kui soetad omale salvestuse, siis võid vaadata millal iganes soovid. Väga hea. Läksid kohe nüüd siia investeerimisteemadele, ma just vaatasin su blogi viimast augustikuu postitust, et sul on see elusektsioon läinud seal kuidagi pikemaks ja alati on nagu esimene, et mõtlesin, et kas äkki hakkad varsti seal Elu24 staaridega blogi meelelahutusauhindade galal konkureerima. No ma selles osas kahtlen, aga no nali naljaks, aga tead ausalt öeldes ma kirjutan ju sisuliselt kord kuus sinna blogisse midagi ja jah, see elu osa sai sinna kõige ette pandud kunagi täitsa eesmärgiga. See järjestus, elu, ettevõtlus ja investeerimine, et need prioriteedid ongi sellises järjestuses täna minu jaoks, et see elu ja elulised asjad, eluolu on kõige olulisem. Siis aasta-paar tagasi, kui ma alustasin selle formaadi järgi toimetamist, siis mulle endale tundus, et see ettevõtlus on justkui number 2 kohal ja investeerimine oli siis seal 3. kohal paljuski seetõttu, et kuidagi minu jaoks olid asjad paika loksunud selle investeeringute haldamise ja portfelli haldamise poole peal. Aga see eluolu osa saab nagu kõige rohkem kommentaare nii sinna postituse alla kui ka e-kirju ja mingi sotsiaalmeedias on ju, või noh, Instakontole saadetakse tavaliselt mingeid mõtteid ja tähelepanekuid, et No ma tahtsingi tegelikult seda öelda, et mis inimestele tegelikult meeldib lugeda ja tarbida veebis ja üldse vist meedias, sotsmeedias, ei ole tegelikult see, et kuidas riski hallata või mis aktsiaid osta või mis iganes. Neile ikka meeldib pigem see, et kes kellega kuskil peol suudles, kes keda üle lasi, kuskil magas. Noh, tegelikult inimestele meeldib see sisu palju rohkem, olgem ausad. See draama jah, ja selle suhtevärk läheb palju paremini peale.
ja no selles osas ma pean natukene pettumust valmistama, loodetavasti veel mõnda aega, on ju, et et selliseid headline'e vast ei näe. aga no sina võib-olla seikled siin rohkem, on ju, et võib-olla sa peaksid ka oma elulise peatüki avama siis sotsiaalmeedia või blogi poole peal või siin börsijuttudes kohe, on ju. no vot, ma ei ole soovinud vist neid asju, eraelu asju niimoodi avalikult jagada, sellepärast mul on ikkagi kauplemise blogi, mitte ei, no eks mul on Elu24. mõnes mõttes sama tunne, et ma, kui oleks tahtnud oma Instagrami näiteks lennutada uutesse kõrgustesse, siis ma vaatasin siin teiste tuttavate influencerite pealt, et see eluline sisu ongi see, mis saab nüüd kõige rohkem vaatamisi ja likee ja mida iganes, on ju, aga ma tundsin, et kuidagi see mulle absoluutselt ei sobi, aga samas kirjutada nagu pikemas formaadis, see mulle endale meeldib, ma püüan alati enne siis küsida, kas on okei ka nende osapoolte osas, kes seal nagu juttudest läbi käivad, on ju, et väike see mees on nõusoleku andnud. väike mees ei ole veel oma sõna öelnud, aga noh, eks vaatab, on ju, et mingil hetkel võib-olla tuleb küsida või siis saad, kõrvale jätta, on ju, saad see osa. tagantjärgi, saad mingi copyright claim'i võib-olla. jah, aga kui me räägime siin sellest elulisest osast, ma ei tea, kas sul oli mingi konkreetsem küsimus ka selles osas või Ei, räägi lõpuni, mis sa mõtled. siis no meil omavaheliseks naljaks on juba nüüd sinuga, Markus, kujunenud Nick ja tema 1% reegel, on ju. Mhm, ja siis ma mõtlesin, et ma keeran nagu veel veidi kruvi peale, kusjuures vot seesama 1% ja 0,1% reeglite teema ehk siis eelmine saade, jällegi sealt tuli nagu eraviisiliselt mulle õige mitmeid kommentaare selle kohta, et tore on näha, kuidas nagu Markus elulistel teemadel ka räägib. mhm. nii et nüüd ma tahaks ühe asja jälle siit Niki raamatust jutuks võtta. aga see on nagu päris lihtne asi ja ma mõtlesin, et ma nagu küsin sinu käest, et mida sina arvad ja kas sa oled ise seda tajunud ja tunnetanud. ehk siis meeldetuletuseks, et Nick Maggiulli jagas siis seal jõukuse tasemed oma raamatus erinevatesse siis nii-öelda gruppidesse või tasemetesse. Esimene tase 0 kuni 10 000 netoväärtust, teine 10 000 kuni 100 000, kolmas 100 000 kuni miljon, neljas miljon kuni 10, siis 10 kuni 100 miljonit ja siis üle 100 miljoni. ja ta nagu väidab seda või ütleb siis seda, et jõukuse kiire kasv mõjutab õnnetunnet ennekõike siis esimeses kahes tasandis. ehk siis 0 kuni 10 000, 10 000 kuni 100 000. ja sealt edasi, kui sa näed nagu sellist kiiret jõukuse kasvu, siis su õnnetunne kuidagi niivõrd kiiresti ei parane või rahul olla eluga või ma ei tea, kuidas iganes me seda sõnastame. et jah, sellel on mingi mõju, aga see mõju ei ole enam nii tugev ja kiire siis, on ju. Mhm. Nii, sa tahtsid noh, ja mu minu... küsimus ongi, et kas sa oled ise seda tajunud või, või kuidas sulle endale nagu paistab või kuidas sa mõtled sellest? ma arvan, see on äkki rohkem seotud ka vanusega, sest et kui alguses see 10 000 tuleb, siis sa oled ilmselt päris noor. 100 000 võib-olla ka veel oled üsna noor, siis kui oled noor, on ju, näiteks ma ei tea, 20-ndate alguses saad oma 100 kilo täis, siis võib-olla sa oledki õnnelikum, sest sul ei olnud nii suuri ootusi. aga mida vanemaks saad, mida rohkem elu näed, ümberringi ümbritsevad noh, need pahed, et hakkad teistega võrdlema ja näed paratamatult võib-olla neid rohkem, kellel väga hästi läheb ja jõukad on ja siis võib-olla need redelipulgad lähevadki nagu laiemaks, et sul on vaja rohkem ja rohkem, et olla sama õnnelik. et see hakkab nagu kuidagi eksponentsiaalselt teist ära minema. huvitav. mina just nagu mõtlesin pigem vastupidi, et kui sa 40-ndates, 50-ndates või 60-ndates näiteks esimesed 100 kilo kokku saad, siis sellel on ikkagi minu arvates palju suurem tunnetuslik mõju, arvestades seda, et sul on peal mingi, ma ei tea, kodulaenud, autoliisingud, sul on lapsed, et siis see turvatunde tõus
võrreldes selle hetke, kui sul ei olnud nagu mitte midagi, võiks olla nagu suurem ja võib-olla jah, ma ei tea, kas see siis nagu õnnetunnet nagu suurendab, aga niisugust nagu turvatunnet. ma ei tea, mul endal on vist olnud rohkem eneseteostuse tunne noorena just peale keskkooli, kui kohe hakkasin nagu raha teenima, korralikku raha niimoodi, et ei pidanud seal autoturul vaatama, millist spoilerit ma jaksan osta ja millist mitte ja valuvälgede asemel ilukilpe panna, onju. aga kui hakkasin nagu päris raha teenima ja sain tutika auto osta, siis juba see rahulolu tuli võib-olla sellest eneseteostusest, et noh, muidugi nendest asjadest ka, aga samas see ongi nüüd midagi, mis ajas on kuidagi ära kadunud, et needsamad asjad enam samamoodi vähemalt mingit emotsiooni ei tekita. No ja vot siit ongi hea siis üle minna, et Nick siis väidab, on ju, et alates 3. tasemest see jõukuse kasv väga seda õnnetunnet ei mõjuta ja rohkem hakkab sinu eluga rahulolu mõjutama see nii-öelda mittefinantsiline pool. Et kui palju sul on aega, kuidas su tervis on, missugused on su suhted pere ja sõpradega ja kogu see pool. Jaa, seda küll jah, kindlasti. Seda ma olen ise ka tundnud, et vanemaks saades tervis hakkab rohkem rolli mängima. et 20-ndates kuidagi asjad taastusid kiiremini. Jah. No ma ei tea, mul on see aja komponent on viimased 10-15 aastat kuidagi väga oluline olnud see paindlikkus, et ma saan nagu valida, millal ma mida teen. Ma tean, et seda korrutatakse hästi palju ja räägitakse hästi palju, aga nagu päriselt ka mulle nagu meeletult meeldib selline elukorraldus, kus täna on ilus ilm, ma vaatan, on ju, päike paistab ja siis ma tunnengi, et okei, et kell on mis iganes 10:30 hommikul, et ma tahangi minna seda kossu viskama või diski mängima või aias muru niita või mida iganes, et ma ei taha istuda kellast kellani kuskil kontoris või arvuti taga, et just see ajaline paindlikkus minu jaoks mingil põhjusel on hästi-hästi oluline. No eks igale ühele meeldiks see, et väljas paistab päike, siis kontori asemel lähed teed, mida tahad, et ma olen ise sellega suhteliselt harjunud juba ja ei mõtle sellele niimoodi igapäevaselt, aga jah, seda muidugi. Su blogis oli veel seal kirjas, praegu tuli meelde, et hiljuti murdsid mingeid mustreid ja mõtlesid välja, mida järgmised 5 aastat teha, et kas see, mida sa praegu räägid, on kuidagi seotud nende uute suundadega siis, et kossu visata ja päikest nautida? Ei, see otseselt ei ole. Ma ütlen, et see ajaline paindlikkuse võimaldamine on vist alates aastast 2011 või 2012 olnud kuidagi minu jaoks fookuses ja eks see liikumine ongi samm-sammuline olnud, et ikkagi kui oled palgatööl, siis üritad vaadata, kuidas asju korraldada ühtemoodi ja kui oled iseenda peremees, siis vaatad asju teise pilguga. Et see mustrite murdmine, see on nagu sihuke suurem teema, et mulle meeldib see või noh, teeb nalja natuke vahel, kui kuskilt, ma enam ei ole väga kuulnud või kuulanud, aga kui räägitakse, et finantsvabadus on käes, aga tööl käiakse ainult huvist, siis mind paneb vahel muhelema, et okei, aga kui nüüd tööandja seda kuuleb ja ütleb, et kuna sulle töö meeldib nagunii, siis palka enam ei saa. Et sa käid nagu siin iga päev koha peal, sest sulle meeldib see. Kas siis ka käidaks tööl sellepärast, et töö meeldib või ikkagi käiakse raha pärast? Minu jaoks nagu seal tuleb see asi välja, et kui sa ikkagi raha selle eest ei saa ja siis sa enam ei taha käia iga päev hommikul kontorisse äratuskellaga ärgata ja ummikus istuda, siis sulle tegelikult see ei meeldi, et sa võid seda nagu siluda, aga sa käid ikkagi raha pärast. Mis on okei, mis on täiesti normaalne, lihtsalt noh, olgem ausad. Ja no jah, see on hea aspekt. Üks asi veel, mida ma olen kuulanud mõningast välismaistest podcastidest või ka blogidest lugenud läbi aja, on see, kuidas kardetakse siis oma nime alt, kas blogida või podcasti teha, tehakse siis mingi pseudonüümi alt ja just sellistel puhkudel, kui ollaksegi oma selle finantsvabaduse teekonna mingi viimases kolmandikus näiteks, et siis kuidagi peljatakse, et mis siis, kui tööandja teada saab, siis kogu mu plaan lendab uppi. Aga pärast reaalselt on juhtunud see,
et kui siis noh, nagu ikka nende finantsvabaduse teekondade puhul, sa mõtled mingi numbri peale, siis jõuad selle numbrini, siis mõtled, okei, mul on igaks juhuks mingit turvapuhvrit vaja, siis käid veel aasta-kaks, on ju, saad selle turvapuhvri, siis tuleb, ma ei tea, kas segane aeg isiklikus elus või turgudel, siis teed veel mingi turvapuhvri sinna peale, siis kui sa lõpuks oma lahkumisavalduse sisse annad, siis olen lugenud, et väga sage juhtum on see, kus tegelikult tööandja järsku saabki aru, et nüüd see võimu tasakaal või siukse noh, nagu see mitte võimu siis halvas mõttes on ju, aga ütleme, läbirääkimise tasakaal on pöördunud täpselt teistpidi ja siis pigem ollakse nagu väga normaalsed ülemused ja üritatakse lahendusi leida, et noh, käi ikkagi poole kohaga või aita nagu jää konsultima ja mida iganes, on ju. Need on nagu need naljariilid, et siis kui Bitcoin jälle kõvasti tõuseb, siis on see, et töötaja läheb hommikul tööle, ülemus küsib, miks sa hiljaks jäid ja siis töötaja ütleb watch your mouth, vaata, kuidas sa räägid muga. See on siis, kui Bitcoin tõuseb samal ajal. Sest et siis sul see võimu tasakaal nagu on töövõtja poole kaldu. Kuule, aga midagi veel sel teemal või? No jah, lõpetuseks üks mõte, mis sealt raamatu viimastelt lehekülgedelt lugesin ja tegelikult ma arvan, et ma olen Morgan Houseli raamatust ka lugenud, on see, et kui paljud arvavad, et ma saan rikkaks ja siis ma olen õnnelik, siis tegelikult, kui sa praegu pole õnnelik ja rõõmus, vaid oled mingi tigediks, siis sa oled rikkana täpselt samasugune tigediks, sul on lihtsalt rohkem raha. Nii et kui sa tahad olla lahke, sõbralik ja heatahtlik jõukana, miljonärina, siis alusta täna. Jah. Ma olen seda kuidagi märganud kauplejate pealt ja võib-olla mingis eluetapis ise ka tundnud, et see aktiivne kauplemine tegelikult tekitab ka natuke tigedust, aga siis tuleb lihtsalt seda balanssi hoida. Ma ei tea, miks see lihtsalt on sihuke, kas see on lihtsalt vaimselt kurnav või kõrge konkurents või midagi, aga siis tuleb lihtsalt hoida jälle sellist tasakaalu elus, tegeleda eraeluliste asjadega, chillida, fun'ida ja sõpradega suhelda ja siis on jälle nagu, mitte et see hiljuti siin oleks mingi teema, aga ma mõtlen üleüldiselt aastate pikkusele teekonnale tagasi ja ma olen märganud seda ka teiste just siuke päevakauplejate puhul, et tekib selline kuidagi mingi trots. Mul on sama tunne, ma Eestist võiks ka mõned nimed nimetada, aga kõige rohkem ma tajusin seda, et meil on see Eesti juurtega kaupleja, kes vist Rootsis resideerub, on ju. Jah. Kullamägi, mis iganes ta nimi oli, et ma kunagi vaatasin tema neid striime ja lihtsalt selleks, et nagu püüda aru saada, mida ta teeb, võib-olla midagi õppida ja ma ei suutnud neid vaadata, sellepärast et ta oligi nagu kõige suhtes nagu hästi tige ja nagu vihane ja noh, ma ei hakka siin nagu tsiteerima neid roppe sõnu, mis nagu iga kord on iga aktsia kommentaariks on ju mingi jälle see mingi crap liigub siin ja mingi šallala, noh nagu kõik oli mingi viha pealt on ju, väga veider oli vaadata neid striime. Ma ei ole neid vaadanud, aga paari saadet podcast'i olen taga kuulanud, kus ta on rääkinud oma metoodikast, seal oli nagu viisakam. Ilmselt see, kui ei ole oma kanal, siis peab mingit taset hoidma. Kuule, aga lähme jälle siin liiga elu 24 ära, juba hakkame mingit gossipit tootma, et ma võtaks ise küll nüüd ühe teemakohase suure ja ilusa teema, mis ma tahaks sinu arvamust küsida. Nii. Ja vaata, ma olen teinud nüüd sellise paari aasta vahega sellist episoodiliselt mingeid uurimusi, researchi, uusi backteste, seepärast, et noh, ajas ikka, kui loed, kuulad, koged turu liikumisi, siis tekib mingeid mõtteid, tahad mingeid erinevaid turufaktoreid testida ja ühesõnaga hiljuti ma tegin jälle sellise researchi perioodi peale 2 aastat ja jõudsin sellise lisafaktorini, mille ma panin momentumile juurde ja tulemused, pikaajalise trendi, kauplemise ja momentumi strateegiate tulemused tõusid nagu märgatavalt, mitte 1-2% aastas, kui ma võtsin 1000 tehingut 20-30 aastat datat, siis ikkagi keskmine aasta tootlus tõusis nagu 5+, isegi kuni 10% aastas mõne strateegiaga ja minul on nagu raske seda mõista, minu jaoks on empiiriline hetkel veel, ma ei oska sinna nagu mingit teooriat taha panna, miks see nii töötab, aga ta töötab
ühesõnaga ma testisin large cap'idel, ütleme SB500 indeksi ettevõtted näiteks, siis või 10 miljardist alates. Ja see tulemus on parem nagu läbi aja. Aastal 2000 kuni 2005, täpselt samamoodi 2019 kuni 2025. Et ta on nagu läbi aja parem ja ei tee portfelli volatiilsemaks, max drawdown'id ei lähe sügavamaks, mõnel juhul läksid isegi ka nagu pehmemaks. ja siis ma mõtlesin nagu välja mõelda, et miks nagu, sellepärast et vaata, kui mina mingisuguse strateegia käiku löön, siis ma pean nagu aru saama, miks ta raha teenib, millal ta ei teeni raha ja nii edasi. Ja ma tahtsin sinult küsida, mis sina sellest arvad. Ja põhimõtteliselt ma tegelikult mõtlesin, kas ma üldse võtan selle avalikult jutuks, sellepärast, et endale üllatuseks ma ei ole kuulnud kedagi otseselt sellest rääkimas. Ma nüüd ei taha öelda, et see mingi saladus on, sellepärast, et kindlasti inimesed, kes kvantkauplejad, kes kasutavad arvuteid edge'i otsimiseks, turueelise leidmiseks, nemad on kindlasti selle datast leidnud, on ju. Kindlasti datast leiab selle üles. Lihtsalt ma ei ole ise kuskil nagu lugenud ega kuulnud seda, kuigi ma olen nii palju materjali aastatega läbi töötanud. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma peaks seda nagu endale hoidma. Ja siis, no ühesõnaga ma mõtlesin, et see on ikkagi nii laialdane ja lihtne faktor, et noh, ilmselt meie 1000 jälgijat USA turgu sellega mõjutama ei hakka, seal saab väga erinevalt. Ma olen päris põnevil, mul peast jookseb praegu mingid oma versioonid asjadest läbi, mida sa siin välja võiks pakkuda. Sest seda saab väga erinevalt rakendada, et selles mõttes ei ole ainult üks viis. Ühesõnaga, tavaline momentumi järgi aktsiate valimine, kas siis kasutad kui kiiresti tõuseb, kui palju tõuseb mingi tagasivaate perioodil, kasutad seal läbimurdeid või libisevaid keskmisi, lineaarregressiooni, mis iganes see meetod on, millega sa momentumit mõõdad. Aga nüüd, kui sa momentumile juurde paned aktsia hinna, mitte turukapitalisatsiooni. Jutt ei ole aktsia hind korda floating shares, vaid lihtsalt aktsia hind, ja eelistad väiksema hinnaga aktsiaid. Kui ma panin momentumi valemile juurde, ütleme momentumi valem, mis reastab aktsiat skoori järgi, ja ma panin sellele momentumi valemile lõppu jagada viimane sulgumishind, siis mida väiksem on sulgumishind, aga ikkagi võtab arvesse ka momentumit, siis ta järjestab nagu nii, et ta annab eelise väiksematele aktsiatele. Ütleme siis nii, et ütleme, kui aktsia hind on $10 või ütleme, et kui aktsia hind on, ütleme, momentumi skoor on 100 ja aktsia hind on $10, siis 100 jagada 10-ga su skoor on 10. Aga kui nüüd momentumi skoor on 100 ja aktsia hind on $1, siis 100 jagada 1-ga on 100 ja ta läheb nagu ettepoole. Ühesõnaga, sa annad eelise nagu väiksematele aktsiatele. Ma testisin market cap'iga. Ei olnud seda vahet. Küsimus ei ole small capides, küsimus ei ole ettevõtte suuruses, ainult aktsia hinna suuruses, mis ei peaks üldse määrav olema. Proovisin volatiilsusega, nii madalama volatiilsusega kui kõrgema volatiilsusega ei olnud mingit sellist vahet. Ja aktsia hind siis mõjutas nii, ja ma mõtlen ikkagi large cap'id, ma võrdlen õuntega, siin ei ole küsimus small ega mid capides. Et kui ma annan eelise väiksemale aktsiale, teine asi on ju see, et täna saab juba fractional share, juba ammu saab osta. Ei tohiks jälle ju midagi mõjutada see hind. Aga ka viimased aastad, ka viimased 3 aastat, 23, 4, 5, see tulemus on märgatavalt parem olnud, kui eelistada momentumi aktsiate puhul väiksema hinnaga aktsiaid. Ja siis ma mõtlesin, okei, seal on mingi psühholoogiline asi võib-olla, aga see ei saa nii suur olla. See ei saa nii suur olla. Mis sa ise arvad? Kas seal on midagi taga või see on lihtsalt juhuslik empiiriline leid, kuigi see on viimase 30 aasta jooksul olnud stabiilselt parem? No kui sa testisid, mu esimene mõte oleks see, et kui see on viimase 5-7 aasta data peal töötab hästi, okei, siis ma saan aru, meil on see Robinhoodi ajastu ja Redditi ajastu on ju. Et siin see psühholoogiline efekt mulle endale tundub on päris suur, sellepärast kõik need GameStopid, Hertzid on ju, mida iganes sealt mudast üles on korjatud neid sendiaktsiaid ja
ja, ja üles tõstetud, siis on ju, et noh, mine sa tea, et äkki tõesti, aga kui sa ütled, et 2000-ndate perioodil ka on ju, et noh, ma kindlasti vaataks näiteks sellist perioodi nagu 2003 kuni 2007 kohe nagu hästi konkreetselt, et kas seal töötas. Mhm. Ja siis, mida ma veel tegelikult teeks, ma tean, et see ei ole sinu universum, aga ma testiks seda Euroopa börside peal ka või Kanada, nagu vahet ei ole, mingi teise börsi peal. Ja sest aga siin vaata see Robinhood ja kõik see hetkel ikkagi ka jutt käib ka SB500 aktsiatest, kui ma ainult võrdlen SB500 indeksi aktsiaid, mis on ikkagi suured ja established ettevõtted, mis on kasumlikud, mis ei ole meemi aktsiad. Jutt ei käi ainult mingist GameStopist, vaata. Ja ma saan aru, aga seal ikkagi nagu kuidagi see tükkide omamine, see uus, tegelikult ma ei tea, kas uus põlvkond. Üks asi, minevikus, mida ma minevikus ise... on ikkagi see ka läbi jooksnud, et tahetakse omada tüki järgi rohkem aktsiaid, et nagu Maru Nõmme on ostnud, ma mäletan hästi aega, kui ma ostsin nagu Amazoni nagu ühe kaupa on ju, hind oli, ma ei tea, 2000 või 2500 dollarit tükk. Ja tundus nagu sihuke noh, pigem ostaks nagu iga kuu midagi muud kui ühe Amazoni aktsia. jah, aga üks mõte, mis ma ise mõtlesin, et üldiselt vaata, kui ettevõtted tulevad börsile, teevad IPO näiteks või on natuke aega olnud IPO-st möödas, siis pigem nad tulevad ju mingi 5 või 10 dollarise aktsiaga, nad ei tule 500 dollarise aktsiaga börsile. 500 dollarini tavaliselt jõuab see mingi kasvuga, on ju nii? See on nagu mingi loogika. Ja no ma tahaks öelda, et 5 ja 10 dollarit on tegelikult veel paha maitse, paha maik, et see on liiga madal. Et pigem seal 25 kuni ma ei tea, 150 äkki. Kui me vaatame viimaseid IPO-sid, praegu mul ainult pähe tuleb mingi Circle ja Klarna ja need, mis siin see aasta on tulnud, need on ka pigem seal äkki kusagil vahemikus 30 kuni 80 dollarit olnud need IPO hinnad, mitte esimene Okei. kauplemispäev, vaid see Okei, jaa, aga noh, mina märkimise vaatan hind. hiljem juba, kui ta on mingis indeksis või ta on juba olnud börsil paar aastat, on ju, siis hind on, ütleme, on liikunud mingis suunas. Noh, ta ei pruugi alati suurem olla, aga üks asi, mida ma lihtsalt mõtlesin, et üldiselt uuemad ettevõtted, mis ei ole veel kasvu alustanud, mis ei ole veel uueks Apple'iks või Amazoniks saanud, on pigem seal 10 dollari juures ja alustab oma seda teekonda tõusu, kui tast saab see tugev aktsia. Aga mingi Amazon, mis siin juba oli mingi 1000 dollarit ja siis tehakse splitte ja asju, vaata, et, et need on juba mingisuguse tõusu ära teinud ja see ei tähenda seda nüüd, et ainult väiksemaid aktsiaid eelistada, ta on ikkagi koos momentumiga. See strateegia samamoodi siin viimastel aastatel hoidis Nvidiat, hoidis Palantiiri, et selles mõttes mitte, et valesti aru saaks, et lihtsalt väiksed aktsiad on paremad, ta on ikkagi kokku pandud koos momentumi faktoriga, andis selle tulemuse. Aga ma ei tea, kui sa tahad, ma võin mingi numbri näite tuua. Näiteks, ja tegelikult hea vihje, kes need vähesed, kes selle Momo strateegia mu blogist soetasid ja tahavad proovida sedasama, siis siin on hea vihje, kuidas seda siis teha. Ma ise ei ole seda strateegiat hetkel veel muutnud. Nagu ma ütlesin, siis minu jaoks on hetkel see empiiriline, ma pean natuke mõtlema ja testima veel seda. Aga kui ma võtsin selle Momo strateegia 2000 alguses, viimast 25 aastat, mille keskmine aastatootlus on 16%, siis selle strateegia keskmine aastatootlus tõusis 25% peale. See tundub minu jaoks ulmeline, aga kui ma käisin datat läbi, seal on see 25 aasta perioodi peale, see tulemus on konstantselt parem. Kui ma vaatan aastate lõikes, ta ei ole nii, et üks aasta mingi 2000 on parem, on ju, ja sellepärast on kogu keskmine parem. Ta on konstantselt parem, see vahe on väga suur ja maximum drawdown läks -42 pealt -30 peale ja üle 30 ei ole drawdown'e olnud. Ja see käib, nüüd jutt käib ainult SB500 aktsiatest ja ainuke asi, mis ma koodis muutsin, oli see, et ma panin momentumi valemile jagada last close juurde. Et kes tahab seda, kellel see strateegia on, tahab seda proovida, võib seda vaadata. Mõned aktsiad jäävad sinna valiku nimekirja, valikukriteeriumi nimekirja samad, aga mitte kõik, siis ta hakkab eelistama momentumi aktsiaid, mis momentumi poolest on võrdsed, aga väiksema aktsia hinnaga. ma praegu hakkan mõtlema, et
et äkki üks loogika seal taga võib olla see, et need madalama aktsiahinnaga ettevõtted võivad olla need, mis just hiljuti on upgrade itud ehk sisse saanud sinna SB500-sse, et tulevad sealt mid-cap idest või ka small cap idest mingi ekstra aga suur market cap, ettevõte. ma ütlesin, ma testisin, market cap ei muutnud midagi. Ja ma saan aru, aga kui Väiksem nad ettevõte. tulevad, on ju, kui ta tuleb indeksisse, siis seesama sinu loogika, et noh, ta on kasvu algusjärgus alles, et Mhm. võib-olla siis tõenäoliselt aktsia hind on madalam. Ja kui ta Jah, alles tuleb, on ju suure jah. hooga sealt small'ist või mid-cap'ist large cap'i indeksisse, siis äkki on ju see momentum on tugev nii hinnas kui ka earnings ites, et ta sinna suurfirmade indeksisse üldse sisse sai. Jaa, võib-olla, aga see ongi huvitav selles mõttes, et see vahe on väga suur, vaata, tavaliselt kui midagi siukseid asju, ma testin mingeid erinevaid faktoreid, ta mõjutab mingi 1-2% võib-olla aasta tootlust. Ja. Aga selline hüpe ja ma käisin nagu koodi läbi, ma testisin, vaatasin igatepidi, et kuskil mingit viga ei ole. Ja üks lihtne muutus juurde või lisa siis juurde sellele momentumile siuke vahe. Aga noh, eks ma pean vaatama, ma niimoodi ise ei hüppa ühelt strateegialt teisele, et ma pean seda uurima, vaatama, et kuidas seda nagu oma kas sa strateegiat saad kuidagi mingil hetkel nagu väljundeid ka lasta tal nagu, ma ei tea, tabelisse kanda, et hästi huvitav oleks praegu vaadata, et noh, näiteks ma ei tea, 2010 olid mingid momentumid, mis sul see tavaline strateegia välja valis versus mis see uus kohandatud ja 2015, 2020 teha täpselt samamoodi ja siis lihtsalt vaadata, et mis need 10 või 15 või 20 aktsiat, mis need erinevad on, oleks endal nagu hästi huvitav peale vaadata ja siis, kui ma neid ettevõtteid näeks, siis võib-olla hakkaks nagu mõte teises suunas liikuma. Noh, ma tean, et sulle ei ole see põhjus ja see fundamentaal oluline on ju, et sa leidsid selle võluvalemi ja sa oled nüüd happy ja kui piisavalt robustsed testid on, siis lased käiku, aga mul oleks täitsa huvitav uudistada. jaa, see võimalik on see küll välja võtta neid tehinguid, aga ma postitan oma blogisse peale saadet selle kokkuvõtte ja selle vahe, mis seesama strateegia, mu strateegia selle muutusega tegi, et võib peale saadet seda blogist vaadata. Minu jaoks oli lihtsalt päris suur No muutus. see on tõesti nagu, See oli nagu ja ulmeline. kui need vahed on nii suured nii tootluses kui ka drawdown ides ehk suurimatest tipust põhjani langustes, siis noh, No see kohe miinus tahaks nagu 40, jah. esimene asi, mida tahaks öelda, et nagu kuidagi topelt üle kontrollida või no mina tahakski teha mingit pistelist kontrolli. See drawdown väga ei muutunud. Drawdown selles mõttes väga ei muutunud, et see miinus 42 oli seal 2000 alguses ja see lihtsalt läks miinus 30 peale ja siis ülejäänud jäid ikka miinus 30 läbi aja, nagu nad enne olid. Nii et see võib olla lihtsalt väike õnnefaktor, et seal 2000 alguses mingisugune kukuja jäi ostmata, et miinus 40, miinus 30. Aga läbi aja nad on ikkagi drawdownid stabiilsed miinus 30, et ma selle graafiku saan postitada blogis, see drawdowni graafiku ka. Lihtsalt kui neid asju, muidugi see compound imine annab sinna nii palju juurde, et kui seda nüüd 25 aasta peale compound'id, siis ongi see, et üks strateegia teenis sama ajaga 100 000 4,5 miljonit ja teine tegi üle 30, on ju, et see vahe nii pika aja peale on suur, aga ta on suur lihtsalt sellepärast, et arvuti lihtsalt paneb selle valemisse, matemaatikasse ja compound ib seda. No väga äge. Nii Tõesti et huvitav. Ei ole kuulnud jah, et ma minevikus päris palju olen jälginud seda factor research'i ka. Meil on mõned tegijad ja mõned saidid on ju Alpha Architects näiteks ja mõned tuntud siuksed faktori investeerimise nii akadeemikud kui ka sellised, kes jooksutavad iseenda neid riskifonde nii-öelda või investeerimisfonde. Aga jah, ei ole nagu kuidagi kordagi silma jäänud, et üks faktor võiks olla aktsia hind. Size on küll, on ju, see on üks väga vana faktor, ehk see on ettevõtte suurus ehk market cap. Aga jah. No, sest see ei tundu loogiline, see tuleb arvutist välja. Ilmselt Jim Simons hoidis seda endale lihtsalt, ta ei öelnud kellegi. Jah. No kuule, kui me siin tehniliseks läksime, siis mul on ka üks tehniline teema tänaseks ja ma isegi ei oska öelda, mis see põhjus on, miks ma tahan jutuks tuua. Võib-olla sellepärast, et ma püüan ise ka olla natukene selline uuendusmeelne
mingites asjades. ja, ja võib-olla teistpidi, et kui ma siin nädalapäevad tagasi rääkisin sedasama juttu meie kohalikele finantssektori inimestele, siis keegi polnud sellest midagi kuulnud, mind vaadati nagu veits sihukest noh, et noh, mitte päris uhhuu juttu, on ju, aga et nagu kuidagi ebarealistlik või väga ei usutud, et see võib nagu nii kiirelt teemaks tulla. ja millest ma siis räägin, on väärtpaberite tokeniseerimine. ja kes on krüptomaailmas toimetanud sihuke 10 aastat, siis ma arvan, et mäletavad hästi 2016-17 faas oli meil krüptoturul, oligi siis see fintech oli üks teema, mis nagu kuidagi väga hästi lendas, et kõik need coin'id, mille sisu on mingisugune finantsteenuste liberaliseerimine, ümbertegemine, detsentraliseerimine ja nii edasi, on ju. siis see tundus mulle ka, ma hästi ausalt ütlen, ma nagu vaatasin peale neile projektidele ja ütlesin nagu mille jaoks, on ju. nagu mul on börs olemas, kõik on hästi, milleks mul on vaja tokeniseeritud Apple'i aktsiat? ma olen ostanud seda Apple'i aktsiat. aga nädal-kaks tagasi Nasdaq ehk siis ettevõte, mis opereerib Nasdaqi börsi, andis sisse USA järelevalvesse avalduse hakata oma börsil pakkuma tokeniseeritud väärtpabereid. ehk siis paralleelselt justkui see ettepanek on selline, et kui sa lähed oma maakleri juurde, asud aktsiatehingut tegema, tahad osta Apple'it, siis sa saad valida, et nii nagu sa täna saad valida, kas ma teen turuhinnaga või limiithinnaga, siis sa saad valida, et kas ma ostan traditsioonilise digitaliseeritud omandiõigusega Apple'i aktsia või ma ostan tokeniseeritud kujul selle. ja mõlemad on ju digitaalsed omandiõiguse sellised tõestused. ainus vahe on siis selles metoodikas, et kuidas seda omandiõigust hoitakse, salvestatakse ja nii edasi. et Nasdaqi enda ettepanek on, et need mõlemad versioonid kauplevad samal börsil, nad alluvad kõigile samadele best execution nõuetele, kõik see on sama, aga siis justkui see raamistik on erinev. ja noh, kuulajad-vaatajad ka, et kui te küsite, et miks seda nagu vaja on, siis no räägime siis kõigepealt sellest, et see tokeniseerimine on siis justkui selle plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtt. see ei tähenda nüüd seda, et seda tehakse kasutades kas Bitcoini või Ethereumi või kelle iganes tehnoloogiat. võib-olla, mitte võib-olla, vaid päris paljudel finantssektori ettevõtetel on ju oma tehnoloogiad loodud, et see ei tähenda, et sellest nüüd, ma ei tea, Ethereum või Cardano või Solana meeletult võitma hakkab. aga idee on siis justkui selles, et see tokeniseerimise mehhanismi või plokiahela mehhanismi kasutuselevõtt lihtsustab ennekõike just seda tehingujärgset protsessi. mitte niivõrd seda tehingu tegemise protsessi, aga kõike seda, mis tuleb pärast. ehk siis lühem settlement tsükkel. praegu me oleme börsidel liikunud, kui mina oma investorkarjääri alustasin, siis oli meil T+3, et täna tegid oma ostu, väärtpaberid jõudsid sinu kontole 3 pangapäeva pärast. siis oli T+2 USA aktsiatega, täna meil on T+1, on ju. Põhimõtteliselt plokiahel võimaldab sulle kohest settlementi, et kohe käib see omanikuvahetus ära, siis ma ei tea, loetakse siin plussidena seda, et on ju see hääletamine, kogu selle poole saab ümber teha ja automatiseerida ja mis on nagu tundub sihuke ekstra mugav asi ja väga suurt efektiivsust toov, on nende korporatiivsündmuste eelprogrammeerimine, mis kõlab võib-olla naljakalt, aga mõelge dividendimaksete peale. et praegu selleks on jälle mingid eraldiseisvad ettevõtted ehk agendid, kes koguvad neid aktsiaraamatust neid omandeid kokku ja siis käib mingi hull rahaülekannete tegemine, on ju. et plokiahelas saab selle kõik ette justkui koodi sisse kirjutada ja eelprogrammeerida. no ja pluss siis tuleb kogu see võimenduslaenude tagamise pool ehk collateralization, juhul kui sa seal neid väärtpabereid või tokeneid on ju välja laenad ja nii edasi. et ma võiksin jätkata seda juttu veel, sest see tehniline pool, ma ei tea, minu jaoks ta on kuidagi hästi huvitav praegu, aga võtame siis lihtsustatud asja, et
et sellega kaasneb tõenäoliselt ka 24/7 kauplemine. jah. Ja minu küsimus ongi sulle, et kas sinu jaoks see midagi muudab ja kas see on pigem positiivne või negatiivne, kui börsid oleks avatud 24/7, kaasa arvatud need börsid, kus sina toimetad, ehk siis USA börs ennekõike. Eks ta mõjutab ikka. Otseselt positiivset mõju ma ei näe, aga võib-olla väga negatiivne ka mitte, sest siis ta on lihtsalt nagu krüptoturg. 24/7 avatud, tuleb kaubelda nagu krüptoturgu täna ja noh, võib-olla pean mingeid samme ise ka rohkem automatiseerima, et see inimnupuvajutus oleks kiirem, kui ma orderid sisse laen. Aga samas kindlasti jäävad mingid kellaajad, kui see turg on likviidsem, et mulle tundub, et neid otsuseid tehakse jälle sihuke hetke ja aja põhjal, kus retail on kõvasti turule tulnud, turuosalisi on rohkem, käibed ja mahud on suuremad. Nii kui järgmine suurem recession tuleb, oletame, et see tuleks varsti, siis võib-olla pannakse need ideed pausile, sellepärast lihtsalt, et sul ei ole enam mingi öösel sellist likviidsust taga kuskilt Aasiast, et ja inimesed ei taha kaubelda iga päev 24/7 ja siis võib-olla ta tekitab lihtsalt lisariske, lisavolatiilsust. Sul on üks päev on Apple'i aktsia $100, järgmine päev on 70, ülejärgmine on jälle 120, et noh, järelturu hinnad näiteks ja siis mingi päristurul ta jälle fikseerib ära selle institutsionaalse likviidsusega. Et mina ilmselt, kui ka oleks 24/7, ma teeks ikka samadel kellaaegadel oma tehinguid, kuna siis on likviidsust, selle bid-ask'i vahe, spreadi vahe on, ma ei tea, 0,0 või 0,% suurte ettevõtete puhul. Ma kujutan ette, et seal üleöö Aasia ajal ta võib minna lihtsalt protsendi peale. Sa paned ostu, aga sa saad kohe protsendiga pügadavad. No mul endal esimene mõte oli kohe see, mis puudutab riskihaldust, ehk siis tõenäoliselt sellisel puhul mingi stoppide sisse panemine on küll nagu väga halb mõte. No neid saab ka panna kellaajaliselt niimoodi, et nad aktiveeruvad sul näiteks turu sulgumisel, aga siis sa paned, et ta aktiveerub kell 4 USA aja järgi, mis siis, et 24/7. Saab panna või? Interactive Brokers siis või? Jaa, saab ikka panna. Lihtsalt asi on selles, et sa pead ikkagi, noh, mina siis vaataks ikkagi seda, et millal see likviidsus on. Hetkel USA turul on kõige suurem likviidsus New Yorgi aja järgi 9:30 ja 4:00, 16:00 on ju New Yorgi aja järgi. Ütleme siis 9:30 kuni 10:30 ja siis 15:00 kuni 16:00 on ju USA aja järgi. Ja ilmselt nendesse akendesse jääksid nagu tehingud. Selles mõttes muidugi ma hoian mingeid ostulimiite või stoppe läbi aja kogu aeg aktiivsena, aga siis saab ilmselt panna ka seda, et ta ongi 9:30 kuni 4 aktiivne. Üleöö Aasias nad võivad teha oma volatiilsust ja siis 9:30 läheb jälle vanaviisi edasi. Okei. No ja siis täiesti eraldi teema tegelikult on ETF-ide tokeniseerimine. Ja vot selle tokeniseerimisega on nagu selline lugu, et see viis, mida ma kirjeldasin, mida Nasdaq teha tahab, see on justkui siis ütleme, et finantsjärelevalve poolt tulevikus aktsepteeritud, kontrollitud ja nii edasi. Aga tegelikult meil juba täna 1,2 tokeniseeritakse ja kõige ehedam näide on Robinhood, kes näiteks tokeniseerib ETF-e, mis kauplevad USA börsil, et muuta need kättesaadavaks mitte USA investoritele, näiteks eurooplastele, on ju. Ja nüüd siin see kapoti alla piiludes see vahe on justkui selles, et kui Nasdaqi börs paneks ise sinna börsile näiteks Apple'i traditsioonilise aktsia ja tokeniseeritud aktsia või siis globaalse ETF-i tavalisel kujul, globaalse ETF-i tokeniseeritud kujul, siis need on üks ja sama asi. Nii sisult kui ka enam-vähem vormilt, on ju. Aga nii kui me räägime sellest, et näiteks Robinhood tokeniseerib ise ETF-e, siis see tähendab seda, et tegelikult seal on mingi tuletistehing, mille vastaspool on Robinhood, ehk me liigume natukene sinna samma maailma, nagu on need CFD-d ehk contract for differences, et sul tekib mingi vastaspoole risk.
et kes on selle toote looja ja kes sulle lõpuks siis peaks selle raha ära maksma, on ju, kui sa, ma ei tea, tahad siis sellest tootest välja saada, on ju. Ja järelturul ei õnnestu näiteks börsi vahendusel. kas äkki see on mingi kaasaegne need subprime mortgage, mis see nimetus oli, mis 2008 õhku lendas? Ja Pakendati. CDO-d olid nad, collateralized debt obligations. Et kuidagi võib-olla siin tippudes mõeldakse uusi mingeid tuletisi ja tokeniseerimisi ja siis kui pauk ära käib, siis kõik jooksevad oma mälupulgaga ja ei tea, kellelt küsida oma varasid. Ma ei imesta, kui see nagu sellega veits üle pandaks, aga ei noh, selles mõttes sinna plokiahela sinna ta võib minna, hakkab toimima nagu krüptoturg 24/7 ja siis on näha, mis saab, aga see minu jaoks on lihtsalt see likviidsus nagu olulisem. Ei no aga ETF-ide puhul minu see väide, noh mitte minu väide, vaid siis nagu reaalsus on see, et kui täna ma oman Vanguardi SB500 fondi, Vanguard mingil põhjusel kukub kummuli, siis mul on tegelikult fondi osakud, mille sees on 500 USA ettevõtet, on ju. Nii, ja kui Vanguard kukub kummuli, siis keegi teine võtab selle fondi juhtimise üle või kui ei võta, siis fond likvideeritakse, müüakse kõik aktsiad maha, investoritele makstakse raha välja. Aga kui Robinhood on tokeniseerinud mingi ETF-i ja Robinhood kukub kummuli, siis seal ei ole mingit vara taga, seal oli lubadus, et Robinhood maksab sulle. Võib-olla Vanguard on halb näide, sest kui Vanguard kukub kummuli, siis su need samad varad, nad on küll päris aktsiad, aga nad on ikka ilmselt -80%. selles mõttes, et Vanguard on lihtsalt nii suur aktsiate hoidja, et kui tema aktsiad kõik visatakse müüki, kõik ETF-id, siis on no, inimesed tavaliselt seda ei tehta, on ju, et tavaliselt võtabki keegi teine selle fondi halduse üle, et fondid vahetavad nime, saavad uue fondivalitseja, et ei lähe nagu asjad kohe selle likvideerimisele. Aga mis see täna on, kas 3 suurt vaala, BlackRock, Vanguard ja State Street, minu teada nad omavad keskmiselt kokku vähem kui siuke 10-12% suurfirmadest või? Et kõik nad on seal, ma ei tea, 3-4-5% võib-olla suuremad omavad. No võib-olla, ma ei ole kindel, aga ma mäletan, et ma kunagi vaatasin, et oli suur osa. Ma arvasin isegi, et on võib-olla rohkem, aga... Täna veel ei tohiks olla, jah. Võt, ühesõnaga, siuksed mõtted olid selle tokeniseerimise osas. Eks näis, mis see elu siis toob. Ma arvan, need muutused on aeglased ja pikaajalised, need ei ole siuksed üleöö, et peab mõtlema, et nüüd äkki järgmisest nädalast on 24/7 enam avanemis-sulgumisoksjoneid USA turul pole ja kõik pensionifondid teevad suvalisel ajal öösel tehinguid oma tokenitega. Noh, see ilmselt liigub väga vaikselt sinna ja pigem siuke järgmise 10 aasta teema kui järgmise aasta teema. Seda küll, jah. Et eks tuleb lihtsalt jooksvalt kohaneda, muud midagi. No nii. On sul teemasid veel või? Võib-olla täna ei hakkaks uusi teemasid pikemaid võtma. Aga mul on üks nuputamisülesanne, mille me annaks siia lõppu siis äkki kõigile saate kuulajatele ja vaatajatele. Et nagu ma ütlesin, siis nädalavahetusel sai maha peetud Miljoniklubi sügisene kokkutulek ja siis tegin siukse mälumängu 5 küsimust. Ja kuidagi laudkondades meil oli siis asi seal organiseeritud, aga mõtlesin, et kuna minu arust said jumala ägedad küsimused, naine mul muidugi vangutas pead nende peale, küsis, kas keegi aru ka saab, mida sa kirjutad siin, aga saadi päris hästi aru. Ja siis pakungi nüüd teile, head vaatajad, võimalust natukene kaasa mõelda. Ma panen selle küsimuse kohe ekraani peale. Ja Markus, sina ka, sa võid nagu arvutada, aga ära siis kõva häälega vastust ütle, et jätame võimaluse kõigile nuputada. Ja loen igaks juhuks ette ka need, kes audioversiooni kuulavad. Ehk siis küsimus on selline. Meil on täna aktsia hind, aktsia kaupleb börsil, aktsia hind on 100 eurot. Järgmise 6 kuuga tõuseb hind 60%. Seejärel saab firma mingisuguse suurkliendi ja sealt edasi mõõdetuna järgmise 2 aastaga tõuseb aktsia hind veel 150%. Siis on aktsia hind tõusnud nõnda palju, et firma otsustab teha 4:1 aktsiaspliti. Sellele järgneva aasta jooksul tõuseb aktsia hind veel 25%.
siis aga lähevad asjad ettevõtte jaoks nigelalt, ta saab kaela mingi kohtuvaidluse, aktsia hind kukub –80 ja pärast sellist suurt langust otsustab ettevõtte juhtkond läbi viia aktsia reverse split'i ehk split'i suhtega 1:4. ja küsimus on lihtne, mis on lõpuks selle aktsia hind? aktsia hind on Ütle. ei, ma veel ei tea, see peab samm-sammult läbi tegema, ma ei hakka praegu siin vaikust koguma, et seda arvutama hakata. Ja niikuinii oleks tore, kui sa seda välja ei ütleks, et jätame võimaluse siis kommenteerida kuulajatel, vaatajatel ja oma pakkumised teha, nimetame siis seda nii. Aga muidu peale vaadates tundub nagu selline tavapärane aktsia hinnatsükkel. Jah, enam-vähem. Ja põhimõtteliselt siis ütleme siuke 6.-7. klassi teksti ülesanne, lihtsalt ainult sisu on börsidega seotud, on ju. No nii, aga tõmbame siis joone alla täna. Ja küll, tõmbame joone alla. Järgmiste kohtumisteni. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.